Jah, tere. Ma loodan, et mind on kuulda. On kuulda. Mina olen siis Kett Rooper, olen hetkel veel suhteliselt selliseid viimaseid päevi Euroopa Komisjonis kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraadis DigiDefises policy officer, kes siis koordineerib Euroopa Kaitsefondi küberkategooriat. Minuga koos on täna siin mu kolleeg Jonas, kes on sellesama küberkategooria asejuht ja ma küll teen oma ettekande eesti keeles. Küsimused, Jonas siis selles osas on toetamas mind ka küsimustele vastamisega ja küsimused siis saab esitada inglise keeles. Ja ettekanne ise on, slaidid on inglise keeles ja vahepeal tuleb siis lihtsalt inglise keelt kasutada, kuna teatud mõisted ja detailid on siis paratamatult eesti keeles niivõrd palju keerulisemalt selgitatavad kui inglise keeles. Ma korra annan sõna ka Joonasele ja siis võime minna slaidide juurde. So Jonas, you can actually introduce yourself. Thank you for the kind words. And as Getter mentioned, I've been assisting her for a few years on the cyber category, and I'll be staying on for a while. In addition to the cyber category, I do some general planning stuff on the EDF and underwater category. I'm happy to be here, and foremost, maybe if there would be a need to take notes, of course, and carry on your messages to further activities, and of course, answer to questions, should there be any. Back to you, Getter. Thank you. Niisiis, ma arvan, et slaidid võib panna käima. Euroopa Kaitsefond on siis rahastusinstrument, mis põhimõtteliselt, järgmine slaid palun, mis loodi 2020 või 2021 hakkas siis päriselt nagu käima ja põhimõtteliselt päris palju tehti, kui varasemalt on olnud niimoodi, et Euroopa Komisjon või Euroopa Liit üldiselt kaitset ei rahasta, siis mitmeid aastaid tagasi, 2016 eelkõige alguse saanud strateegilised initsiatiivid ja põhimõtted, et Euroopa Liit peaks ja võiks teha kaitses rohkem. Ja sellest siis said alguse mitmed erinevad programmid, strateegilised eesmärgid ja tegevused, alustades siis Euroopa kaitse tegevuskavaga, European Defense Action Planiga, millele järgnes, mis siis teatas põhimõtteliselt Euroopa Kaitsefondi kui kaitsealase teadusarenduskoostööprogrammi loomisest. Sellele järgnesid siis teadusuuringute suund, Preparatory Action on Defense Research 2017 kuni 2019, mille eesmärk oli siis testida, kas Euroopa Liidus ja Euroopa tasandil suudavad liikmesriigid ja siis erinevad osapooled ehk siis tööstus, teadusarendusasutused, akadeemia koostööd teha mitme riigi projektides siis ja sellele järgnes siis 2-aastane võimearendusprogramm European Defense Industrial Development Program, mille eesmärk oli siis testida lisaks teadusuuringutele, aga just sellist ühist võimearendust ja selle võimalusi. Ja pärast seda siis järgnes Euroopa Kaitsefond, mis siis põhimõtteliselt on 8 miljardit 7 aastaks, ehk siis käesoleva mitmeaastase eelarve raamistiku raames. Ja kui me võtame võrdluseks Horizon Europe'i, mis on siis tsiviilile keskenduv, siis see praegust on 9. raamprogramm ja kaitsega me oleme siis alles tegelikult alustanud ja alanud. Et selles osas on see väga märgiline samm edasi. Ja muidugi on teatud aspekte, mis vajaksid ka tuunimist ja võib-olla edasiarendamist, aga alustuseks on see oluline instrument ja programm.
ja slaidil on tegelikult toodud ka mõned sellised strateegilised aspektid veel, et siin ilmestada ka seda, või illustreerida ka seda, kui palju komisjon viimasel ajal on välja tulnud erinevate kaitsealaste algatustega, strateegiliste dokumentidega, uute initsiatiividega, et kui kaitsefond keskendub ainult teadusarendusele, erinevad teadusarendus sellise elutsükli etapid erinevate rahastusmääradega, millest ma räägin lähemalt pärastpoole, aga just ka sellised ühishangete toetamine, samamoodi erinevad EU Defense Innovation Scheme, mis sai eelmisel aastal tutvustatud või lansseeritud ja päris palju muid asju. Järgmine slaid, palun. Siis põhimõtteliselt on Euroopa Kaitsefondil mitu erinevat eesmärki. Ühelt poolt on selline sisu või tuum see, et me rahastame research ehk siis suhteliselt madala tehnoloogia valmidusastmega teadusuuringuid. Meil on teine selline suund, aken või suund, töösuund on siis ühised võimearendusprojektid ja pärast seda siis need tulemused ideaalis peaksid olema siis liikmesriikide poolt kas siis edasi arendatud või siis ühiselt hangitud. Kaitsefondi mõte ongi toetada siis kaitsealast teadusarendustegevust Euroopa Liidus, Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõtete ja ülikoolide vahel ja ainus assotsieerunud riik siis meie programmi on Norra. Meil on teatud reeglid, sellised turvalisuse aspektid, mida siis tuleb järgida. See tähendab seda, et kuigi näiteks kolmandate riikide kontrolli all või kolmandate riikide osapoolte omanduses olevad ettevõtted võivad programmis osaleda, aga nad ei tohi olla kasusaajad. Ja siis on teatud reeglid, mida siis tuleb järgida veel täiendavalt ja esitada ka siis garantiisid. Fondi üleüldse on põhimõtted täpselt toetada väikse keskmise suurusega ettevõtete osalust, toetada, parandada sellist koostalitlusvõimet, panustada siis state of the art tehnoloogiatesse, tõsta Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimet, nii edasi. Et miinimum osa, selles mõttes, et taotlejateks saavad olla konsortsiumid, mis siis on moodustunud vähemalt 3 EL-i liikmesriigi ja Norra ettevõtetest, et vähemalt siis 3 erinevat ettevõtet või ülikooli või teadusarendusasutust, et ma kasutan siin ettevõtet nagu selleks põhiliseks, ka seal on mõeldud kõiki, nende vahel siis moodustatud konsortsium. Ja meil on siis teatud erand samamoodi on siis, mis puudutab disruptive ja emerging tehnoloogiaid, kus siis konsortsiumi miinimumnõue on 2 eraldi juriidilist isikut, et meil ei ole selles osas ja üksikisikud ei saa olla kasusaajad. Järgmine slaid, palun. See on selline võib-olla nagu taustateadmiseks, et konkreetselt see nagu küberkategooriat võib-olla puudutab vähem, aga EDF on siis osa paljudest teistest või seotud paljude teiste initsiatiividega EL-i tasandil, et siin on sellised toredad lühendid nagu CARD ja PESCO ja kõik sellised asjad. Aga need on siis strateegilised, kaitsevaldkonnast erinevad strateegilised dokumendid, et me rõhutame pidevalt seda, et Euroopas põhimõtteliselt meil kaitses, meil on teatud suured võimearendus või võimelüngad ja kaitsetööstus kui selline on fragmenteeritud,
Sellest tulenevalt on ka see konkurents, EL-i kaitsetööstuse konkurentsivõime on suhteliselt nõrk ja liikmesriigid pigem arendavad ise või siis ostavad kolmandatest riikidest, eelistamata EL-is toodetud lahendusi või välja töötatud lahendusi ja tegelikult ka selline prioriteetide seadmine on võib-olla olnud nõrk. Nii et kõik need algatused, mis siin põhimõtteliselt slaidil on näha, on siis sellised, mis toetavad ja loovad sellised kaitsefondiga seonduvalt sünergiaid. Olemas on põhimõtteliselt programm nagu PESCO, mis siis on struktureeritud kaitsealane koostöö ja see tähendab seda, et kui me EDF-is rahastame väga selgelt teadusarendust, tegevust ja tehnoloogia ja võimearendust, siis PESCO raames liikmesriigid saavad kaitsealaselt koostööd teha ka näiteks õppustega või lihtsalt mingite ühiste akadeemiate rajamisega, siis PESCO ja EDF-i vahel on lihtsalt link see, et PESCO projektid saavad lisaboonuse EDF-is, kui nad on EDF-is abikõlblikud, siis täiendavalt, kui nad on ka seotud PESCO-ga, siis nad saavad PESCO boonuse. Ja lisaks siis EL-i tasandil liikmesriikide selleks, et see programm ja rahastatavad projektid vastaksid päriselt Euroopa Liidu võimelünkadele, ühiselt tuvastatud võimelünkadele ja me saaksime rääkida tõesti sellistest reaalsetest prioriteetidest, siis EDF-i tööprogrammi koostades ja meil on 1-aastane tööprogramm, igal aastal on eraldi taotlusvoorud, siis need prioriteedid ja teemad ja tööprogrammi sisu, mis me välja töötame koostöös programmikomiteega, kuhu kuuluvad siis liikmesriigid, et see põhimõtteliselt väga tugevalt põhineb ka Euroopa Liidu ühisel võimearendusplaanil. Järgmine slaid, palun. Põhimõtteliselt siin kord küsin, kas seda slaidi on võimalik nagu suuremaks saada, et mul ekraanil on need slaidid väga väiksed. Meil on nagu, meie nagu siin näeme väga hästi. Nüüd on parem. Okei, nüüd on parem. Väga hea, aitäh. Ja põhimõtteliselt, kui me võrdleme tänase järgmine ettekanne on teil Euroopa horisondi kohta, siis Euroopa Kaitsefondi ja horisonti võrreldes on meil pisut erinevad need abikõlblikkuse tingimused. Nagu ma ütlesin, siis meil peab olema vähemalt, taotluse saab esitada konsortsium, kus siis on vähemalt 3 erinevat entitit, vähemalt 3 erinevast liikmesriigist või Norrast. Erand on siis disruptive tehnoloogiate taotlusvoorule, kus miinimumiks on 2. Erinevad need sellised security garantiid või turvalisuse garantiid, nii kasusaajad kui alltöövõtjad, kogu infra, ressursid, kõik peab olema siis EL-iga või Norraga siis piirnev või asuma EL-is. Ei tohi olla kontrolli kolmandatel riikidel või kolmandate riikidega seotud osapooltel. Seda kontrollitakse väga põhjalikult, tuleb esitada igasugused juhtimisstruktuuri kirjeldused, see, kuidas olulisemate otsuste üle toimub kontroll, kes neid teha saab ja nii edasi. Ja samamoodi väga oluline on siis, et ei tohi olla piiranguid või kontrolli kolmanda riigi või kolmanda riigi osapoole pealt siis osalistele tulemustele või lõpptulemustele. Väga tähtis kaitsealases teadusarendustöös või tegevuses on alati siis vastavus rahvusvahelisele õigusele ja rahvusvahelise õiguse normidele ja
ja meil toimub ka tegelikult eetika screening, et eetikast pärast kui on küsimusi, siis sellest oskab Joonas rohkem rääkida, kuna me põhimõtteliselt alati küsime ka seda eetilist hinnangut ja osad projektid võivad minna siis ka täiendavasse kontrolli. Eelkõige puudutab siis AI-ga seonduvaid projekte, aga ka näiteks mingites teistes valdkondades katseid, loomkatseid, inimkatseid ja nii edasi. Et selles osas see on selline pool, mida kaitsevaldkonnas, kaitsefondis väga palju jälgitakse. Oluline on teada, kui ma enne rääkisin, et meil on teadusuuringute suund ja siis on meil see võimearendus, tähendab arendussuund, development action'i pool, siis seal me küsime ka kaasrahastust, kui see peaks olema vajalik, kuna rahastusmäärad on erinevates tegevustes erinevad. Selleks, et liikmesriigid oleksid tugevas omanditundes või omanikutundes ja päriselt tahaksid seda edasi arendada või siis pärast hankida, siis selleks meil on ka, me küsime ka juba taotlemise käigus selliseid kinnituskirju, vähemalt siis jointly agreed ehk siis ühiselt heaks kiidetud vähemalt 2 liikmesriigi või Norra poolt on siis ühised võimearendus need tingimused, nõuded ja lisaks siis tuleb tõestada või ka nii-öelda anda kaasa ka kinnitust, konsortsium peab ise selle andma, et liikmesriigid, need samad 2 tükki, siis on vähemalt 2, on kas siis valmisolek hankida või siis ühised heaks kiidetud ja läbi räägitud tehnilised spetsifikatsioonid alates siis prototüübist ja järgnevatele tegevustele. Ja need on siis need, mida konsortsium peaks juba taotlemisel hakkama arvestama. Ja Eestis siis on Kaitseministeerium, kelle kaudu, kes neid asju otsustab, neil on oma sisemised protseduurid ja protsessid, mis ajal nad kinnituskirju annavad, mis hetkel nad committivad näiteks kaasrahastusega ja kaasrahastus võib tegelikult olla ka konsortsiumi enda poolt, et see ei pea olema alati liikmesriik, aga just development action'il on oluline siis teada, et seal on mõned lisatingimused. Järgmine slaid, palun. Siin on siis näha samamoodi kerged erisused Euroopa tsiviil teadusarendusprogrammidega, siis Horizoniga, on see, et meie rahastame Research Action'i all, kus meil on erinevad tüüpi tegevused. Te näete siin 4, eks ju, Generating Knowledge, Integrating Knowledge, Studies and Design. Kõik need siis on 100% rahastus Euroopa Liidust, Euroopa Liidu fondidest, kaitsefondist. Ja Development Action'is on meil siis erinevad tüübid. Meil on Integrating Knowledge, Studies, Design, Prototyping, Testing, Qualification, Certification and Increasing Efficiency. Neil on erinevad EU rahastusmäärad, nagu näha, siis prototüüp on 20%, mis on siis kõige väiksem, aga studied või uuringud on isegi 90% ja sellele siis saab lisanduda boonus ja boonuse eesmärk on siis stimuleerida täpselt sellist Euroopa Liidu sisest koostööd, samamoodi toetada väikse keskmise suurusega ettevõtetega või siis mid-capsid ehk siis keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete osalust ja nii edasi. Et siis PESCO boonus on veel ja siis on ka piirideülene SME-de boonus või VKE-de boonus ja boonusel on siis 35% on see limiit ja põhimõtteliselt siis näitab kokku ka isegi enamuses development action'is
tüüpides on võimalik saada päris muljetavaldav määr. Nii, järgmine slaid, palun. See on selline keerulisem süsteem, ma väga pikalt sellele ei peatu, aga lihtsalt siis korraks veel üle rääkida, et meil on PESCO boonus, midcapside boonus, SME-de boonus ja siis on siis, kuidas neid arvutatakse ja boonus siis põhimõtteliselt ka seda, et me järgime ka seda, et kui väikse keskmise suurusega ettevõtted on konsortsiumis osalised või saavad konsortsiumisse, siis see tegelikult boonust me arvestame ka selle projekti lõppedes, et see ei tähenda seda, et suured ettevõtted võib-olla võtavad väiksed juurde ja siis projekti käigus lihtsalt viskavad välja, vaid tegelikult selle boonuse saamise eelduseks on ikkagi see, et need ettevõtted, needsamad väikse keskmise suurusega ettevõtted, SME-d, on selles projektis kogu projekti vältel. Ja mis on Eesti ettevõttel tavaliselt selline väga hea aspekt, on see, et cross-border SME boonus rakendub sellisel juhul, kui näiteks suured prime'id ei ole sellest samast liikmesriigist, aga Eestis ei ole ühtegi kaitsetööstuse prime'i, seega see on üks hea argument, kuidas Eesti ettevõtted tihtipeale konsortsiumitesse ka saada. Nii, järgmine slaid, palun. EDF-i elutsükkel, nagu ma mainisin korra enne, siis meil on põhimõtteliselt iga-aastased tööprogrammid. Igal aastal EDF-i programmikomitee kinnitab tööprogrammi. Tavaliselt see juhtub kuskil märtsis. Sel aastal me siis kinnitasime ka 2023 tööprogrammi märtsis. Avalikustati see aprillis ja taotlusvoorud avanesid siis just nüüd juunis. Ja taotluste esitamise tähtaeg on tavaliselt novembris, see võib alati muutuda, aga üldiselt on see novembris. Siis pärast seda kulub kuskil aega juunini, kuni taotluseid hinnatakse. Ja see on väga selline pikaajaline protsess, kuna meil on väga palju erinevaid hindamiskriteeriume ja samamoodi nagu kõikide nende kontrollide läbitegemised ja see pool, see võtab tohutult aega ja tulemused tulevad kuskil juunis, et kui meil praegust nüüd kohe varsti on tulemas 2022 taotlusvoorude tulemused ja siis on aega kuni detsembrini grandilepingu läbirääkimiseks ja siis allkirjastamiseks. Nii et 2022 projektid, mille taotlustähtaeg oli 2022 november, päriselt algavad umbes 2024 kas detsember või 23 detsember või 24 jaanuar. Ja see on selline pikaajaline, aga lihtsalt lisaks sellele, et teada, et mis siis tulevad järgmistel aastatel, lisaks, et me päris nullist neid tööprogramme ja koole ei tee, vaid selleks on meil siis selline mitmeaastane perspektiiv paika pandud, kus siis on identifitseeritud teatud elemendid ja asjad, mis siis on olulised ja potentsiaalselt prioriteetsed. Järgmine slaid, palun. Enne kui nüüd zoomida sisse, siis lõpuks ka päriselt sellesse EDF-i küberkategooriasse tahtsin mainida veel ära selle, et Euroopa Liit tuli välja nüüd eelmise aasta novembris, keset novembrit Euroopa küberkaitse poliitikaga ja see samamoodi, mina ja Joonas oleme mitte ainsad, aga kaks selle dokumendi autoritest. Ja see siis, tegelikult sellel on väga oluline seos ka kaitsefondiga, kuna see küberkaitses, küberjulgeolekus tegelikult väga selgelt prioritiseerib ka seda, et Euroopa Liit peab investeerima rohkem küberi võimearendusele, küberisse laiemalt, rääkimata siis sünergiatest tsiviili ja kaitse ja julgeoleku vahel ja siis nii-öelda tugevdama kogu sellist EL-i
küberturvalisust, aga samamoodi just, et meil on vaja siis toetada Euroopa kaitsetööstust ja kübertehnoloogiate arendust ja samamoodi, et meil oleks siis sellise kogu spektri lahendused erinevateks küberohtude vastu võitlemisel lahendusteks ja selleks, et siis tõesti oleksid võimed ja võimekused küberruumis tegutseda ja siis kaitsta. Ja sellega on põhimõtteliselt kohe liikmesriikidega toimumas arutelu rakendusplaani osas ja jõudsalt siis sellega edasi liigutakse. Ja selle investeerimiskolmanda suure osa vahel oleme samamoodi välja pakkunud tehnoloogia teekaardi ehk siis technology roadmapi tegemises, millega siis ühelt poolt identifitseeritakse, millised on sõltuvused kolmandatest riikidest või kolmandate riikide lahendusest ja samamoodi siis, mida tehakse tsiviilis ja kaitses ja ühiste selliste nagu prioriteetide sättimine, et me ei rahastaks liiga palju ebavajalikke sellist dubleerimist ja natukene oleks sünergiat nii Kaitsefondi kui teiste EL-i teadusarendusprogrammide prioriteetide vahel, eriti siis kübertehnoloogiates ja küberkategoorias. Järgmine slaid, palun. EDF-i, sellel slaidil on näha siis kõik EDF-i temaatilised kategooriad ja küber on siis üks neist ja küberkategoorias me keskendume eelkõige siis küberruumile, just nagu küber kui küber. Et see, mis puudutab sellist laiemat cybersecurity't, näiteks naval kategooria osas või erinevate õhukaitsesüsteemide cybersecurity't, siis need projektid ja need prioriteedid on teiste kategooriate all. Ja lisaks on meil siis horisontaalsed kategooriad, disruptive technologies ja SME-de kategooria ja need on selles osas head kategooriad, kuna meil enamuses nendes, eriti selles Open SME-de omas, me ei sea ette teemat või määratle teemasid ette, vaid see on konsortsiumi enda asi tulla siis välja oma pakkumisega ja oma taotluse kirjeldusega, mis on siis nende meelest innovaatiline lahendus ja mida siis peaks, mille järgi just kui EL-is on vajadus, et see on siis selline vaba voor. Ja disruptive tehnoloogiates täpselt samamoodi ja erinevused on siis, mida siis eeldatakse ja SME-del on lihtsalt teatud miinimumnõuded veel, et open research'is teadusuuringute poole pealt võivad konsortsiumi peavad moodustama SME-d ja ainus erand on siis lubatud RTO-le ja development call'is siis ainult SME-d saavad olla selles konsortsiumi põhituumikus ja kasusaajana ja iga osapoole konsortsiumi liikme kohta on siis lubatud 30% alltöövõttu, mis siis tagab, et tegelikult saavad ka prime'id kaudselt osaleda, kui on vaja, aga põhifookus on SME-del. Ja palun järgmine slaid. Ja siin on siis näha 2023 aasta EDF-i tööprogramm. Küberkategoorias on meil üks teadusuuringute suuna teema. See on siis Automation of Security Penetration Tests. Ta on spinning call, mida me katsetame sel aastal täiesti esimest korda. Ja see tähendab seda, et põhimõtteliselt saavad juba varem tsiviilprogrammidest raha saanud projektide esitajad või konsortsiumis olnud liikmed tulla
taotlema. Et see on nagu selline, me üritame luua sünergiaid tsiviili ja kaitse teadusarenduse vahel ja kuna security penetration testide teemal on päris palju tsiviilis tehtud, siis tagada seda, et me ei rahasta jälle ebamõistlikult ka selliseid alustegevusi, vaid just kaitsesse top-up. Ja see ei tähenda, et kõik seesama konsortsium peab olema justkui uus taotleja, aga tuleb siis näidata, kas piisab näiteks ühest, aga seal on siis näidata, et sul on tõesti õigus intellektuaalsele omandile, mis selle eelmise projektiga loodi. Sa oled ostnud mingid litsentsid, ostnud asjad üle või üldse IPR-i pole loodud ja nii edasi, et seal on sellised teatud nüansid. Aga jah, see on siis tsiviilist kaitsesse spin-in ja 14 miljonit eurot. Ja siis on meil 2 development kooli teemat ja need on siis need, kus tuleb liikmesriikide seotust ka rohkem tuua. Ja nagu ma ütlesin, siis küberettevõtetel on alati see oluline, et sa tegelikult saad osaleda sõltuvalt, mis sul see lahendus või tehnoloogiline suund on, ka nendest kõikidest teistest taotlusvordadest enamuse juures teemadest, sest enamuses on ikkagi see küberelement ja küberkomponent sees, mis tähendab, et tegelikult on võimalusi oluliselt rohkem kui ainult küberkategooria, mis siis keskendubki väga selgelt küberruumile ja küberoperatsioonidele. Järgmine slaid, palun. Põhimõtteliselt, et mitte jätta muljet, et justkui me oleks alles alustanud kübertegevustega, siis on päris palju, ka tegelikult on mitmed Eesti ettevõtted konsortsiumites, mida te praegust siin ekraanil näete. EDIDP oli siis kaitsefondi eelkäija või pilootprogramm võimearendusele ja mitmed projektid tõesti keskendusid siis ka puhtalt küberile ja mitmed on siis sellised, kus on Eesti ettevõtted sees ja isegi projekt Hermes, mis siis alguses sai esitatud Eesti ühe küberettevõtte põhimõtteliselt üks Eesti küberettevõte oli siis selle projekti koordinaator. Ja mitmed teised on siis osalejad. Ja miks neid projekte on ka tegelikult hea teada, on see, et mitmete projektidega me oleme jõudnud, mis EDIDP-st nüüd on juba lõpetatud või lõppemas kohe, et mitmed projektid EDF-is saavad jätkutegevusteks samamoodi raha või siis soovitakse rahastada näiteks seesama projekt SISAP on siis selle jätku edasiarendused on siis EDF 23 küberkategoorias täiesti sees ja 2021 rahastasime 3 ja nüüd 22 tulemustest on samamoodi, meil oli üks teema research'is, oli Adapting Cyber Situation Awareness teemaline ja 2 teemat siis developmentis, Cyber and Information Warfare Toolbox ja teine siis Cyber Security Systems for Improved Resilience. Et nendel teemadel siis kohe on tulemused ka selgumas. Ja laias raamis on kindlasti hea teada, et küberkategoorias me tegelikult, kui me seda kunagi sisustama hakkasime, siis võtsimegi endale eesmärgiks sellise küberolukorra teadlikkuse, Cyber Situation Awarenessi üheks prioriteediks ja teiseks siis Cyber Operations Efficiency või Cyber Operations Capabilities, sinna hulka automated incident handling, kõik nii-öelda igasugusel tasandil küberoperatsioonid ja sinna alla kuulub ka siis tegelikult küberharjutused ja õppused ja kõik need mitte õppuste läbiviimine kui selline, aga tehnoloogiad, platvormid ja lahendused siis selle jaoks. Nii, järgmine slaid.
Korraks ma juba mainisin automation of security penetration test, spinning call. Igas call tekstist te tegelikult näete ära, mis on siis mis on selle scope, mis on fookus ja millised on siis need targeted activity'd või mis on need tegevused, mis tüüpi tegevusi te tegema peate. Siin on meil, eks ju, lubatud, või me eeldame kõike, generating, integrating knowledge, studies design ja põhimõtteliselt siis juba tsiviilis tehtud peale töötada välja lahendus, mis sobib ka siis kaitsevaldkonnas automaatsete võrgurünnete testimiseks siis. Seda on äärmiselt keeruline eesti keeles selgitada, aga usun, et saate aru küll. Ja 14 miljonit eurot on selleks teemaks ja rahastus võib saada mitu projekti, et selles osas mitte nüüd, et üks 14, teine 14 ja kolmas 14, vaid see 14 võib minna ka jagamisele, et see ei pea olema terve selle eelarve poti peale. Nii, järgmine slaid, palun. Teiseks teemaks on siis development call ja kui te just vaatate siit seda EDF, seda identifikaatorit, siis alati need DA tähendab seda development action ja siis on siis näha, mis on need detailsemad aspektid, te teate, mis on need lisakriteeriumid, mida te peate järgima. Full spectrum cyber situation awareness for enhanced cyberspace operations support. See on siis justkui selle SISAP-i projekti edasiarendus selleks, et ongi tervikvaade küberolukorra teadlikkusele. Meil on väga spetsiifiliselt ka tegelikult detailid kontekstis lahti kirjeldatud ja siin on siis kõik need tegevused, kus te näete O-d taga, siis need on optional, et kindlasti peab olema selles pakkumuses studies, design ja prototyping, aga me lubame ka tegelikult testingut, qualification'it ja nii edasi. Ja Kaitsefondi projektides üldiselt ei ole seda, et ainult ühte tüüpi tegevused on selleks tuumaks, et alati on pigem projektides mitmed erinevad asjad, et on design, prototyping, testing näiteks, ja mis tähendab, et siis nendesse erinevatele osadele on siis erinevad rahastusmäärad, aga see on selline hea teadmine. Ja kui mandatory peab olema, kui on optional, siis see võib olla ja seda siis ka jälgitakse. Ja järgmine slaid, palun. Ja kolmas teema, siis see on üks teema, mis on Eesti Kaitseministeeriumi poolt väga tugevasti toetatud ja välja pakutud. Eesti oli selle asja eestvedaja, Deployable Autonomous AI Agent. Siin on siis näha ka väga selgelt seda, et millised on eesmärgid ja millised on siis mis on siis konkreetne fookus, aga see on kui tuvastatud üks Ukrainas toimuva sõja reaalseid vajadusi ja ma usun, et kindlasti väga vajalik teema. Järgmine slaid, palun. Ja strateegilisest sellisest pikast perspektiivist me rääkisin, see on samamoodi, meil on kõikides teistes kategooriates multi-channel planning, see on avalik dokument ja see põhimõtteliselt, mida me siis soovime kõikide nende projektidega, mida me rahastame EDF-i küberkategoorialt, soovime saavutada, paranenud on siis erinevad lahendused, koos talitusvõime, eelkõige siis küberoperatsioonideks ja juhtumi teatud selliseks olukorra lahenduseks ja suur osa sellest on ka siis information warfare, defensive operations, erinevad ennetavad meetmed küberoperatsioonide läbiviimiseks ja erinevate küberoperatsioonide vajaduste nii-öelda katteks. Järgmine slaid, palun. Pikalt ei räägi SME-del, kuna SME-d on jällegi väga olulised, uus meede, pakume ka business coaching ut nendele edukatele projektidele, kes on saanud raha või toetust SME-de kategoorias
See on selline uus meede, mida me katsetame järgmine aasta laiendame seda programmi. Järgmine slaid, palun. Ma nüüd võtan kiirelt kokku, mis mul järgi on. Üks oluline osa, et lisaks sellele, et komisjon on see, kes viib läbi taotluste hindamisi, siis me kogu aeg otsime ka sõltumatud eksperte. Need on siis need samad sõltumatud eksperdid, kes meil hindamises aitavad. Ja meil on väga tugev puudus ka küberekspertidest, nii et lisaks sellele, et te saate osaleda ettevõtte esindajana taotlusvoorudes, siis kindlasti soovitan ka ennast registreerida sõltumatuks eksperdiks, kuna see annab ka laias raamis hea arusaama, kuidas see hindamise protsessis tegelikult käib ja võib anda taustasüsteemi teadmisena eelisega ise järgmistel aastatel taotlust kirjutades ja esitades. Järgmine slaid, palun. Oluline info, et kuidas leida partnereid, slaidid pärast üritust, ma arvan, teile slaidega jagatakse, aga lihtsalt siin on oleme välja toonud erinevad partnerid ja võimalused partnerite leidmiseks, erinevad meie võrgustikud, kuna tsiviilist kaitsevaldkonda tihtipeale on keeruline partnereid leida, siis on siin need välja toodud. Järgmine slaid. Lisaks on olemas siis National Focal Point, ehk siis kui Horizonis on National Contact Point, we have National Focal, meil on siis National Focal Point, Eestis täidab seda rolli Eesti kaitsetööstuse ja kosmosetööstuse liit, EKTL, ja sealt on kontaktid olemas, nemad on siis üks esimene nii-öelda entry koht või sisenemiskoht, kus te lisainfot kaitsefondi kohta saate. Järgmine slaid. Meil on tulemas järgmisel nädalal infopäevad online'is ja kohapeal Brüsselis. Kindlasti soovitan osaleda ja registreerimine on veel avatud. Et selles mõttes, et see on väga hea võimalus, kuna ma hetkel annan siit ülevaatliku asja, aga need, kellel päriselt on huvi osaleda, siis kindlasti on see hea võimalus leida kontakte ja saada siis ülevaade väga-väga põhjalikult taotluse kirjutamisest, mida on vaja teada ja kõikidest muudest kaasnevast. Järgmine slaid. Sellel on siis toodud ära kõik vajalikud lingid, materjalid ja ka siis nende samade National Focal Pointide kontaktid. Ja järgmine slaid. Ja ongi kõik minu poolt. Kui on küsimusi, siis mina ja Joonas oleme valmis vastama paarile. Aitäh kõigepealt, suur aitäh, teen niisuguse plaksutu, kuuled? Väga hea, nii. Kui on küsimusi, siis nüüd vist on see hetk, et kus ma online'is vaatan, et hetkel siia ei ole küsimusi tulnud. Kas meil saalis on küsimusi, mille ma saan siis üle öelda online'i hetkel? Paistab, et ei ole. Kõik sai väga-väga selgeks, väga-väga hästi ja kahtlemata, et kui nüüd siin on teada, et teie kas siin kohapeal või siis nagu online'is vaadatuna, et saate osaleda ka seal selle Brüsseli infopäevadel, et siis võtke ja vaadake ja võtke ühendust selle Eesti Kaitsetööstuse ja Kosmotehnoloogia Liiduga ka, et saada nii-öelda paremat ülevaadet. Meil oli siin ka ja Kaitseministeerium kahtlemata aitab sellistel puhkudel ka. Keter, suur aitäh sulle veel kord, aitäh, et võtsid aega ja Joonas, ka sulle aitäh. Thank you also, Joonas, even though maybe not too many questions for you, but thank you even though for participating here with us. Have a good day, guys.